Selge, nüüd ma saan. Võib hakata, jah? Yes. Nii, Yes, ahoi. Ahoi. Kuule, räägi seda, mis tegid praegu TikTokis? Ma tegin, ma õpin. Ma alles õpin. Mõtle, ma olen nii palju vana ja alles õpin. TikTok on minu jaoks no nii võõras maa. Ja kuna sina nagu tead, siis ma sain aru, et ma pean nüüd laikima ja share'ima. Ei, seda sa pead Instas ka tegema. Ei, ma seda ma teen. Nagu... Meie. Ja. Mulle tundus alati, see on niimoodi nii võõras, mis asja ma oma. Aga kuigi ma olen näinud hästi paljud nagu laikivad iseenda postitust. Ja mina ainult parim asi, mida sa saad teha teise inimese toetamiseks. Näiteks, mida ma käin tegemas tihtipeale sinu või Glenella näiteks postitustel. Mida ma nüüd alati? Ma panen save. Save ka või? Save on siis, Instagram arvab, et see on midagi väärtuslikku ja et seda peab jagama nagu väljaspool sinu seda sihtgruppi ka. Vahi, mina ei tea, mina panen alati nagu like ja kommenteerin, vaata, aga ma ei ole kunagi save. Ja. Mina käin, oma inimesi käin nagu neid lihtsalt, vahest on see, ma ütlen ausalt, aga iga kord ei jõua neid postitusi, vaata, aga ma lähen panen selle save ära. Sest et siis tuleb see levi nagu... Aga mina ei teadnud. Okei, siis ma tean. Ma lähen kohe seivima. Ja TikTokis täpselt samamoodi, nii et kõik, kes te meid vaatate, kui te soovite, et me leviksime, et siis pange seda seivi. Pange seivi, ärge isegi laiki pange. Me paneme neid ise. Ei laiki, vaid pange nii palju kui võimalik ja kommenteerige, et siis me saame nagu seda reach'i ja kes meid TikTokis jälgivad, siis meil TikTokiga me juhtusime shadowbanni. Ilmselt me lihtsalt... Minu oskamatuse tagajärjel teadmatusest täpselt... Ma üritasin omast arust väga nagu olla nagu niimoodi, et hästi lihtne vaata, nagu kasutaja sõbralik, kliki siia, kliki sinna, aga iga platvorm... kõik need Facebookid ja Instad, kõik on niisugused, et mida vähem sa neid välja suunad sealt lehe pealt, seda parem on. Et mul on ka vaata see taktika, et ma panen kommentaaridesse teinekord lingi. Vaata, oled näinud? Olen näinud. Et ma panen YouTube'i lingi, panen kommentaar, sest et muidu ta ei näita jälle mingi see, okei. Et sa ei tohi nagu välja viia inimesi sealt nende platvormilt. Aga tead, mis mina olen nagu jälle, nagu ma mõtlen jällegi, et inimestel on mingi kadedus. Ma ütlen jälle ausalt, ma lihtsalt märkan seda. Võib-olla ma nagu ma tahan märgata või on probleem minus. Insta laikimiste mõttes. Ei, isegi mitte nagu, nojah, võib-olla tõesti. Aga Insta on ammu juba selline platvorm, kus inimesed ei reageeri. Ja võib-olla tõesti. Seda räägivad väga paljud nagu üldse nagu turundajad, et Instagram on ammu minetanud selle, et neid laike, mis vanasti oli 200-300 laike, et neid ei tule, et mõned isegi nagu ütlevad, et nad lähevad nagu Instagramist ära, et see on minetanud selle, sest inimesed käivad sind lihtsalt jõllitamas seal, aga nad ei toeta sind. No üleüldse isegi teinekord isegi Facearis või kusagil vaata jagad, siis on alati nagu niimoodi jällegi vaatad, et inimesed muidu kui äge nunnu, aga siis, kui sa tuledki legit asjaga nagu välja, nagu minul praegu hetkel vaatad jällegi 2 asja tulnud, siis vaatad jälle mingi oma kamp konkreetne, kõik, aga ümberringi ei. Ei, aga see on nii ongi lihtsalt inimesed, see on läinud, see on, see oli vanasti, nüüd on uued ajad, uued teemad. Las läheb, me läheme ka edasi. Aga ühesõnaga meie fännid, kes meid vaatavad, teie laikige meid, seivige nii palju kui ja kommenteerige nii palju kui vähegi võimalik. Pange kas või naerumärk, te ei pea seal, pange punkt. See ka on juba kommentaar. Ja andke meile seda nähtavust. Jah, siis me liigume. Täpselt. Ja mida rohkem me nähtavaks muutume, seda kauem me elus püsime. No just. Kuule, aga mis me teeme siis? Meil on täna päris palju lugusid. Ja mida lugusid? Ja siis sinu siis soov oli koolitajate eri. Täpselt, see oli nagu minu soov sellepärast, et see Kristelilt juba väike protsent, ta mingil määral sa ikkagi nagu koolitad, aga ma olen internetis võib-olla. See on interneti ja selline. Verbaalne koolitaja. Verbaalne, just, aga ikkagi mingil määral oled sa ka selle nagu sõnumi looja, saatja, edastaja. Et ma pigem olen selline aktiivsem koolitaja ja tõesti see puudutab nagu hästi nagu minu nii-öelda ametit ja mida hetkel jälle on järjest koolitusi olnud ja järjest ma kuulen iga koolitust nagu väga koledaid lugusid selles suhtes, sõna otseses mõttes koledaid ja see teeb mu hinge paneb nagu selles sul on see õiglustunne nagu mul tuleb õiglustunne, mitte see, et tulge kõik minu juurde. Meil on hästi palju toredaid koolitajaid veel, aga lihtsalt, et kui sa tahad hakata koolitajaks, kuraamus küll, ma ei tea nagu õppi inimesi armastama või õppi inimestega suhtlema või nagu ma ei tea, tee läbi mingi psühholoogia koolitus enne, kui sa hakkad mingit, ma ei tea, muud asja nagu reaalselt. Aga kuule, veel vahevärksena tee peal, kui ma siia sõitsin, siis ma mõtlesin seda, et nagu okei, ja mõned on väga mingid nagu ikkagi äärmuslikud lood, aga mõned inimesed on ju väga väikse stressitaluvusega ka ja tegelikult... Aga ära see ongi, ma saan aru selles, sa ei peagi, sa võidki olla ju tore inimene, sa võib olla teadmisi, jälle kanti on ju selles suhtes, aga selles mõttes, kui sa ei suuda
erinevate inimeste nagu nii-öelda iseloomudega hakkama saada, vaata, sa ei saa eeldada, et sul tuleb nüüd koolitusele inimene, kes haarab kõike niimoodi sekundi pealt. Ei, mõnega sa pead 3 päeva istuma. Sul on mingi lugu taga taustal praegu, mida sa õigustad. Mul on metsikud lugusid. Sest mina ei tea seda lugu, mida ma näen, et sul on taga taustal kukkas on mingi lugu. Ma ei hakka vaata oma lugusid siin jutsa, mul on metsikud lugusid ja tõesti nagu, et kui ma jõuan selle ühe inimeseni kas või 10. päeval, mul on juba hästi. See on päris hea, sest paar minutit veel sisse juhatuseks, et tead, mis see asi mind megalt põlema ajab või? Seesama, vaata, mis ma nüüd siin eelmine osa rääkisime. See telefon või? Üldse siuke see nagu kliendi see, ma lähen nii põlema sellest. Mina olen koolitatud ja ma tunnen lihtsalt, et kui ma ainult saaks ja tuleks, tead. Mul on täpselt see, mul on see siuke nagu jah, see kliendi heaolu. Tänu sinule eile oli mul niimoodi, tegin kliendiga tööd ja see poiss helistab. Kristel on peas mul. Ma ütlesin, ei, ma võtan poja vastu, selles mõttes, ja nüüd sa oled mul peas kohe vaata sellest. Aga ma tean, ma ei meeldi inimestele oma selle, vaata, see etikett nagu kõlab alati niimoodi, et mis kui bosh asi see nüüd on, vaata, aga tegelikult etikett on ju loodud, et sina kui teenindaja oleksid alati nagu oma teenindatavast nagu paar sammu ees ja et see klient ei pea nagu mõtlema, et kus WC on või kuhu ma jope panen, et alati sa oled temast nagu 2 sammu ees ja ta tunneb ennast nagu hästi turvaliselt sinuga. Aga vaata, see on ka inimese tundmine, sest tegelikult peaksid sina teenindaja oskama ka lugema selle kliendi kehakeelt, vaata. Sa saad aru, et siis sa oleksid nagu mõtete lugeja, vaata, et samal ajal, kui ta teed, sa teed tööd, juba saad aru, kui ta juba niheleb või midagi. Sa kohe küsid, kuule, et kas on, et kui sa tahad, et võta nagu see või võta jooki või kui ta mõtleb, kas sa juua tahad? Kuule, ma võtaks, jah. Aga mõni sa lämbud seal, vaata, selles mõttes. Ja siis sa ei saa ka aru, et kuule, et äkki lõpetame ära teenuse, mitte et sa pakuks vett. On. No nii, lähme siis lugu 1. Davai. Oi jumal. Võtan ette või? Võta ette. Võtame ette siis lugu 1 koolitajate eri siis. Kusagil 5 aastat tagasi otsustasin lapse kõrvalt õppida midagi uut ja valikuks osutusid kunst ja ripsmed. Kunstripsmed ja kulmuhooldus. Kuna polnud ilumaailmaga kogemust, küsisin kooli osas nõu ühelt teiselt tehnikult. Sai siis kool valitud? Sul on kool ära võetud siit, on ju? Ei ole või? Ei. Okei, siis oli teine lugu. Ma ei kustutanud üldse ära. Okei. Sai siis kool valitud ja juba esimene koolipäev oli suure ehmatus. Kohale jõudes polnud kuidagi kohal. Helistades sain vastuseks, lööb veel 15 mintsi. Lõpuks, kui kella 10 asemel tuldi kohale 10:30, saime siis alustada. Koolituskeskus oli üks suur segadus ja õpetaja jooksis ringi kui peata kana, kuna polnud midagi ette valmistanud. Iseenesest seletas ja rääkis, ehk õpetas väga palju, aga järgnevatel tundidel kordus kahtasid asju veel palju. Küll juttudes, et pintsleid viska kodus. Pintsetid. Ma ei oska täna lugeda. Ma ise omast arust tegi nii hästi. Küll läks tunni ajal linna peale oma asju ajama, inimesed käisid raha nõudmas koolitajalt ja nii edasi. Samuti, kuna koolitas väga mitmeid erialasid, siis oli ta vahepeal väga pikalt teise õpilase juures teises ruumis, siis 3. juures ja nii edasi. Ehk koolitajal ei olnud mingit ülevaadet, mida kliendi silmadega tegin. Seal oli veel palju muudki, aga see läheks liiga pikaks. Käisin koolituse lõpuni, kuna makstud ja ei saa eitada, et tegelikult teadmisi ikkagi omandasin, kuid väga ebameeldiv kogemus. Eriti, et 2 kuud pärast diplomeid paluma pidin ja seda pidin tegema kirjavahetusega ta mehega, kuna ta ei saanud. Hügieen oli väga küsitav. Ma mõtlen seda, et kui ma täna... Võtaks step by step. Number 1, kellaaeg. Sina kui eetika või? Etikett, vabandust. No kellaajad on, mina olen, kas sa oled pigem see, kes tuleb nagu, on vist 3 sorti inimesi. Ühed on siuksed, kes tulevad hästi palju varem, vahest isegi nagu too much varem. Siis on üks seltskond on see, kes on suht koht on time ja siis on üks seltskond, kes lihtsalt ongi. Ma olen see kõige esimene. Mul on 9 algab tööpäev, ma olen 8:15 kohal. Okei, mina olen vist niimoodi, et kui 9 hakkab tööpäev, siis ma olen 8:50.
Ai, mulle ei meeldi. Ma tulen rahulikult, mulle meeldib, ma tulen 8:15, 8:30, olenevalt teinekord, kas ma pean nagu laps viskama või niimoodi, aga pool tundi on väga, no see on midagi muud, mis juhtus, on midagi, arstid, särgid, värgid, vaata, et ma jõuan põhimõtteliselt 10-5 minutit enne, aga siis ma alati kirjutan, et kuule, et ma tulen täpselt või jään 5 minutit hiljaks selles suhtes. Ja hiljaks ma üldiselt. Ja siis on ka niimoodi. Minu jaoks on see täielik tabu, mulle ei meeldi. Aga hiljaks jäämine nagu, ja ma olen siuke suht koht on time, olen seda tüüpi inimene. Kui ma pean asju valmis panema, siis ma muidugi lähen nagu varem kohale, aga mitte nagu mingi pool tundi, kohe raudselt ma ei lähe pool tundi varem, ma tean ennast. Mina näen, mulle meeldib, ma tulen sinna kohale, ma vaatan üle, ma kastan vajal see lilli, käin veel tolmu üle, vaatan, õhtul vaatan, kui tuleb, vahetan riided ära, siis panen asjad valmis, siis vaatan läbi, kes mul täna on, nagu nii-öelda nii edasi. Ma ütlen niimoodi, et mulle need megahilinejad ka ei... No pool tundi, hallo. Isegi mulle ei meeldi isegi see 15 minti. Ei, ma mõtlen praegu koolitaja suhtes, vaata, selles suhtes. Ja, aga ma räägin, et mingi sats inimesi, neil on nagu... No need nagu need boheemlased või mis need on need? Mitte boheemlased või need? Mingi seltskond inimesi, ma olen isegi vahepeal nagu mõelnud, et huvitav, et kas see on nagu mingi isikuomadus või mis asi see on, et mõnel inimesel on lihtsalt, tal ongi täiesti ükskõik, ta tulebki 15 minti hiljem iga kord, mul oli see, mul oli kogu aeg on vabandused. Kogu aeg on mingi asi, mõned tulevad pool tundi hiljem täitsa ja kogu aeg on, neil on alati midagi, niimoodi. Et aga mis no ja täpselt, ja nagu siin ongi vaata, ta jõuab pool tundi hiljem, tal ei olnud mitte midagi ette valmistatud. Ilmselgelt koolitus algab siis hiljem veel, kui ta hakkab ette valmistama, ütleme äkki 11 umbes, võib-olla kui korrektne koolitus hakkas pihta, aga see on juba sinu makstud ajast tund aega vähem. Ehk siis tund aega on tühja läinud, See tähendab seda, kas sa siis tunni jagu ei saa üldse enam uut infot või sa saad kõike muud infot poolikult, et ruttu ära vuristada nagu kogu see programm, mis tal oli nagu, ma ei tea, mis kellast, mis kellani see koolitus mul muidugi toimus, vaata. Sealt edasi nagu, halloo, nagu kui sul on koolitus, siis sa keskendud sellele õpilasele või õpilastele, mitu gruppi sul on. Sina ei tee tööd enam kõrvalt. Sina saadki raha nende pealt. Mitte sa ei istu kurat ja viilid veel või ma ei tea, teed nagu ripsmeid ja kuule ära, tee seal. Ma kuulen seda päris palju. See on lubatav ainult praktikapäevadel. Täpselt siis, kui ise ma olen nagu täiega nagu neid. Ma nagu täiega lihtsalt. Ja see ongi täpselt ise praktikapäevad on need, kus ongi, toimubki nagu päris tööpäev, mina teen tööd, aga ma olen olemas selles, et mul on kliendid teadlikud, et täna on praktikapäev ja täna võib seal meie aeg nagu varieeruda 5 mintsa, et ma lähen vaatan üle, kõik korras, vaata, koolituspäev on niimoodi. Ja kui ongi tublid õpilased, kellele sa ei pea midagi, et siis sa istud ja vaatadki, kui tublisti nad teevad, mitte sa istu telefonis ja vaatad, mis seal toimub. Ja. Joha, et siis kurat. Mis pintsetid, okei. Ma olen seda kuulnud meil, kus üks koolitaja nagu soovitas tööriistu, siis küünetehniku tööriistu ahjus kuumutada 180 kraadi juures. See oli internetis, keegi rääkis seda või? Ja. Nii, edasi siis... See vist ei lähe siit majast väga kaugemale või? Aga ja siis muidugi see diplomid, kui mõnikord võib minna 2 kuud. Ma saan aru siis, kui tal ei ole ette valmistatud vaata selles suhtes ja tal on niimoodi, et kui tuleb, siis ta annab nagu mingisuguse tellimuse sisse, ja siis posu tuleb ära vaata. Aga kui sa saad 2 kuu pärast lihtsalt ja A4 peal välja prinditud selle, No vaata, ma nagu hästi vähe nagu selle inimese kaitseks tulen natuke välja, sest et see asi on umbes 5 aastat tagasi toimunud, et meil Ei. Oota, nüüd ma räägin ära, et 5 aastaga, see muidugi see ahjuvärk ja... Ei, üleüldse ei, isegi 5 aastat tagasi, ma võrdlen ise endaga. Ja ma saan aru, aga nagu 5 aastaga on kõik väga palju muutunud. Kindlasti. Ja. Ei, ma mõtlen üldse nagu see, mis ma just mõtlesin, kui ma siia sõitsin. Aga kellaaeg ei ole muutunud. Ei ole, see ei muutu. See ei muutu. Need hilinejad jäävadki hilinejateks ja isegi kui nad väga oma südames tahavad nagu minna õigeks ajaks kohale, siis nad mitte kunagi ei saa, sest nende kasvatus on suure tõenäosusega niimoodi. Nende emad on kindlasti sellised olnud või isad või keegi.
et see lihtsalt, see on nende loomuses ja nad, sest mul enda see sama hea sõbranna jälle, tema on ka mega hiline, ta eluaeg jäi kooli hiljaks nagu, noh, kell oli 8 läbi 10, tema tuli enam-vähem jälle, vaata. Ja eluaeg on selline olnud. Näiteks, mis ma tahan sulle rääkida, 2017 või 2018, ma nüüd ei mäleta, ma tegin, siis kui ma Fääridel elasin, ma olin jälle, ja ma Fääridelt tulin tagasi niimoodi. Mul on nii igavad lood, mul on ainult Eesti lood. No, mul oli niimoodi, et ma istusin lennujaamas ja mul oli niimoodi, et Eesti Fäärilt läksin Taani, siis lennu vahe oli 7 tundi ja mul oli räigelt igav. Ja seda mõtlesin, panen ühe hea pommi ülesse, vaata. Siis tegin ühe blogipostituse kummikinnastest. Ja kuidas, no sest et küünetehnikutel oli veel 6 aastat tagasigi oli selline komme, et nad panid hommikul kummikindad kätte ja siis puhusid vaata täis järgmiseks kliendiks, need olid võidunud, kollased, juba rõvedad on ja siis nad parimal juhul veel niimoodi, et nad osteti ju kummikindaid selle põhimõttega, mis kestaks kauem, et sa saaks mitu päeva ühe paariga läbi nagu. Ja see oli ju noh, ja ütlen ausalt, ka mina olen olnud see tehnik, kes ei kasutab väga pikki aastaid üldse kindaid, nagu, sest mul ei olnud seda harjumust. Ja noh, tollel ajal siis olin seal lennujaamas ja jõle igav oli, 7 tundi oli ooteaega. Mõtlesin, kuri noh, panen mingi pommi õhku, nagu tegin mingi blogipostituse kummikinnastest ja tõin mingeid võikaid näiteid, et a la stiilis, et kui sa lähed hambaarsti juurde ja sinu ees on käinud mingisugune pahade hammastega mingi vanem pensionärist meesterahvas ja siis nüüd nendes, et see tessib omal need, desoob ära need oma kindad ja siis tuleb sinu suhu nende samade kinnastega, et see on ju nasty, et see ei ole nagu okei. Ja panin selle ilutegijate gruppi kuskile, ma mingi aeg googlesin seda siiamaani üleval. Tegelikult. Üle 140 kommentaari. Ja ütleme 90% nendest olid siis sellised, et ma olen soe peast. Üks Võru küünetehnik siis otsustas, et tema, et kas ma olen nagu mingi debiilik, ta oli tulihingeliselt oli seal minu vastu, et kas ma olen soe peast, et inimesed, küünetehnikud, ma arvan, inimesed, kes tänagi veel töötavad, tulid mulle sinna kommenteerima, et mida need maksavad, tollel ajal olid kummikindad veel eriti odavad, nagu võrreldes selle pärast koroona, et kas sa kujutad ette, mis see küünehooldus siis maksma läheb, kui ma hakkan iga kliendi vahelt neid kummikindaid vahetama, inimesed olid täiesti pöördis, Angela käis mind seal kaitsmas, kuigi ma siis Angelat veel ei tulnud selliselt. Minu meelest Mari käis mind seal kaitsmas, mingid üksikud koolitajad tulid mind sinna kaitsma, aga ütleme siis 90% inimestest oli täiesti tagajalgel, et ma olen soe peast. Aga tead, vaata, sellised inimesed on... Aga nüüd on see ju standard. Ka nende inimeste jaoks, kes seal... Täpselt, aga vaata too hetk ma olen enam kui kindel, et kui see hetk ei olnud nende jaoks see standard, vaata, siis nemad olid tegelikult, oleksid olnud esimesed, kes läheksid nagu, kui nad kusagilt mujalt oleks saanud mingisugune patsilli, on ju, siis nad oleksid hakanud, sa ei vaheta seda, kuigi nad ise ei tee seda, vaata. Aga ei, tänaseks on see standard ja need samad, kes seal ruigamas käisid seal, need ma olen täiesti 100 veendunud, on nende jaoks ka see standard, see kummikinnaste vahetamine. Aga ma lihtsalt vaata, kus see ei olnud ju kaua aega tagasi. See oli, ma ütlen, see oli mingi 5-6 aastat tagasi, kui see ei olnud veel standard. Aga kellelgi on ikka see standard siiamaani. Ma olen enam kui kindel seda kinnastesse puhumist, ma näen ikkagi selle sama, mina peale seda, kus aastaid juba mina teen niimoodi. Kuigi jällegi ei tohi ju, kui sa juba kindlad käest võtsid, siis ei tohiks nagu jällegi nagu kasutada. Noh, ma selle reegli vastu aeg-ajalt nagu eksin, ma ütlen ausalt selles suhtes, et mitte tatoveeringus, kui ma midagi juba käpil läheb maha vaata, et küüne maailmas küll selles suhtes, et teinekord, et korraks midagi võtta käest ära, keeran nisad välja. Aga siin on ju mingid üksikud asjad nagu, mida ilmselt ei muuda, see hilinemine. See on inimese, vaata mina ütlen, et selline inimene hetkel selle loo põhjal, kas see on nüüd üksiklugu või see on standard tema puhul, siis selline inimene kohe kindlasti ei sobi koolitajaks. Ei sobi. Ta võib olla väga hea tehnik, ma ei tea seda. Pigem mitte sellepärast, et tal puudub mingisugused... Sellised elulised nagu asjad, vaata. Aga davai, kuule, võtame lugu 2. Davai, loe sina siis. Nii. Okei, võiks arvata, et inimene õpib eelmistest kogemustest, aga ei. Tehes ripsmeid jälgisin salongis küünetehnikuid ja see maailm tundus nii põnev. Otsustasin ka siis õppida, kuigi töökaaslased ütlesid, et mitte minna meie linnas koolitaja juurde. Aga see tundus mulle lapse kõrvalt kõige mugavam ja muidugi ma ei kuulanud neid. Koolitus kestis 3 päeva, baaskoolitus siis. Iga päev oli üks modell, kellele küünet teha, ei olnud mingit teooriat. Lauad olid tolmused, tööriistad veel räpasemad.
ja hakkasime siis kohe pihta. Esimene päev ja väga pinnapealselt ütles, mida teha. Lükka nahad taha, ei seletanud, mis nurgaga, kuidas. Mitte midagi. Ei midagi, lihvi küüs, pane seda, tee teist, see on kõrgem, lihvi, ei mingit seletamist, kuidas, miks. Alles siis, kui disaini osa tuli, siis nägin elu ta silmis. Teine päev oli ta ainult telefonis. Kui midagi küsisid, tuli ajast tasu püsti, tegi ise ära. 3. päev sama, kõik käis viiliga, puuri ei õpetatud, hügieenist ei räägitud midagi. Pärast koolitust oli küll mingi raamat kokku pandud, kus vähegi rohkem infot anatoomia kohta. Aga samas oli seal ka, et tööriistad käia ainult desovahendiga üle. Nii sealt edasi läheb. Pool aastat üritasin selle koolituse põhjal hakkama saada, aga otsisin internetist aga infot juurde ja siis lõpuks sattusin Ilona juurde ja olen selle üle õnnelik. Ilma Ilona koolituseta poleks me hetkel küünetehnik. No, siia peaks panema Jaa. Nii, võtame jälle järjest, ega siin tuleb järjest võtta, on ju. Linnast me ei tea, mis linnast tead, mis on veel üks asi, et need koolitajad sureks välja, kui inimesed, väga tihti on, mis olen ka mina esimese, kunagi, kui ma alustasin see 2004, siis oli ju niimoodi, et koolitusi sa ei leidnud ju mitte, internetimaailm oli ju suht vaene, koolitusi sa ei leidnud mitte kuskilt mujalt, kui oli siuke ajakiri nagu Stiil, Stiili taga lõpus olid kõikide iluteenindajate, ilumaailmaga seotud koolitused, kosmeetikud, you name it, on ju. Ma korra segan vahele, ma just vaatasin eile tüdrukuga ühte ta ei olnud podcast, aga ta oli üks selline nagu YouTuberit ja seal oli just küsimus, seal oli mingi mäng, on ju, ja seal oli ka küsimus. Ma võin nüüd natukene puusse panna, kas ta oli äkki 15. aprill 1864, et siis avastati internet või siis internet sai. 1800. Äkki oli 1864 esimene. Ma võin... Internet 1800. Jah, esimesed mingisugused need. Ma võin üle vaadata selles suhtes. Tahaks uskuda 1900 või ei, 964 kindlasti. Tavai, sa nagu räägi edasi. Tavai. Nii, ühesõnaga ja siis ma ju jooksin, ma mäletan, ma olin 17, ma jooksin ema juurde, ma ütlesin, ma tahaks nagu küünetehnikuks hakata. No seal oli mingi ellugu ka, aga põhimõtteliselt ma valisin ikkagi kõik odavama. Mereneid juba oli tollel ajal seal listis olemas ja aga ma valisin kõige... Mereneid oligi suht sellised mõdi. Nii. Ma valisin kõige odavama, mis maksis tolles hetkes 5500 krooni. Seal oli mingi stardikomplekt. Ehk siis mida ma tahan sellega öelda on see, et väga paljud küünetehnikud käivad koolitustel hinna ja väiksema aja. Tahetakse kiiresti nagu saada paber kätte, et kiiresti toimetama hakata. Ja et see ja võib-olla ongi see, et vaadatakse, et sinu koolitus on seal, mis iganes pakun 14 päeva. 20 päeva, 24. Okei, 24 päeva pluss see hind on mingi, võrreldes ilmselt selle 3 päeva, see mingi 500 eurose koolituse kõrval, see sinu oma tundub nagu mingi ajuvaba ja nii kaua aega veel ja ta läheb sinna, sest et ta tahab kiiresti saada. Just eile oligi täpselt, oli ühega nagu rääkisin ja siis ta ütles ka, et ma lähen baaskoolitusele, et küll ma ütlesin, kuhu sa lähed, vaata. Siis ta ütles mulle nime, ma ütlesin, et okei, et palju tal seal päevi on ju. Ja siis, kas tal oli äkki 10 või mis iganes on ju selles suhtes on ju, et ja siis ta ütleski, et mulle nagu tegelikult soovitati sind ja siis ta ütles, et aga sul on nii krõbe. Ma ütlesin põhjusega selles mõttes, aga ma ei tunne ennast kehvasti ka, selles suhtes ma tean, mis see põhi sealt alt tuleb, vaata. Aga see, kelle juurde ta läheb, ta on ka nagu okei selles suhtes ja hind ei ole ka 500 eurot nagu õnneks. Vaata, nüüd on asi selles, et täpselt sa ütled, et iga tegelikult huviline, selle 500 eurot ta leiab, reaalselt ta leiab ja sellepärast sellised igasugused on ju, saavadki igasuguste koolitajate juurde on ju selles suhtes, kes soovivad, kes näevadki ainult seda rahamärki, neid tegelikult ei huvita väga nagu selles suhtes. Nad teavad, et nemad teevad hästi, näiteks on ju, kas just ka kõik hästi teevad, aga ikkagi selles mõttes, nad teavad, et nemad ju neil klientuuri on ju selles suhtes, et see koolitus on võib-olla lihtsalt väikese taskuraha veel kõrval on ju, mis iganes veel, kui makse ka veel ei maksa. Tead, mis ma mõtlen enda seisukohalt, sest et mina olen ju ka kunagi nagu ilma, vaata, tead, see võib olla ka selliselt, et sa
no mõtle oma algusaegadele, kui enne koolitada. Ma olen täiega nõus, mina olin ka, kui mina alustasin, siis mina läksin ka, mina vaatasin tookord, kui ma hakkasin üldse süvitsi uurima, siis mereneiu koolitus oli, on ju, ta oli 5999 eurot oli, on ju. No mul oli 3500 krooni, vabandust. Ja mul oli 3500 krooni oli nagu minu palk, on ju, selles suhtes. Ja siis ma sain ka mingi ema töökaasust, kuule, aga ma õpetan sulle, on ju, 6000 krooni. Ma ütlesin, et ei, kuule, ma saan sealt järelmaksuga. Aga teeme 2,5 siis. Muidugi mul hakkas tulu, ma tahaks ju kohe. Ma olen ka selle läbi teinud, vaata, aga see ongi see, et miks võib-olla nagu sinu, minu või kellegi teise, kes on nagu juba dinosaurus, vaata, oskab võib-olla välja tuua nagu, et miks valida. Ei pea olema alati see kõige kallim, aga mida nagu koolituse valimisel tähele panna selles suhtes. Hind kindlasti, aga mis veel võiks seal olla, et selles mõttes hind ei ole alati kõige nagu määravam. Aga mis ma tahtsin rääkida on see, et aga kas sul on selliselt olnud, et kui sa veel ei olnud koolitaja ja tegid küüsi ja sul käisid kliendid ja kliendid olid niimoodi, et sa teed ju nii hästi, miks sa koolitama ei hakka? On olnud. Jah. Seesama asi ongi siin. Võib-olla tõesti. Ja eriti väikekohtades on see, et su kliendid haibivad sind nii üles, sul on ajad täis, vahet ei ole, mis jama sa korraldad seal. Su kliendid haibivad sind täiega ülesse, su mindset on jõudnud nagu sinna, et sa oled jumal, sa oled nagu mingi väikekoha parim tegija ja siis su kliendid osaliselt hakkavad rääkima. Ja kusjuures praegu sinu juttu kuulates ja kui ma nüüd praegu mõtlen nagu, keda mina nagu Instas jälgin, siis nii palju on tulnud koolitajaid. Metsikult palju ja siis ma vaatan, mis tunnistusi nad välja annavad. Nad isegi ei ole nagu ennast kurssi viinud, et missugune üks tunnistus välja, mis seal tunnistusel peab olema, et sellel mingisugust seaduslikku alust üldse oleks. Vaata. Et kõik lihtsalt umbes nagu praegu me võtame näiteks meie siis selle helitehniku, et kuule, helitehnik või selles mõttes ta nüüd kuuleb meie juttu ära on ju, ja siis tema nüüd üle homme vaatame ja tuleb, et kuule, ma nüüd pakun koolitust on ju põhimõtteliselt. Sama case tuleb tegelikult välja. Aga teate, kas see ongi, see on nagu äge, et kliendid on nagu fännid sul ja see on täiega tore. Aga see on nii kiire tulema. Ma tean, ma räägin enda kogemusest, ma ju tean, sest et siis sul tulevadki kliendid, kes hakkavad sulle rääkima, et kuule, aga ma võiks ka ju küüsi, et äkki õpetad mulle. Ja sa teed selle ühe koolituse ära, sa vaatad, aga miks mitte? Ja siis sa lähedki nagu avalikult sellega välja. Aga mitte, võib-olla sa ei lähegi nagu sellepärast välja, et sa nagu, see on nagu see teadmatuse koht, vaata. Täpselt, et tegelikult vaata, mina olen selle poolt, et kui sa tunned, ega keegi ju ei keela koolitada jumala eest ja toredaid ja asjalikke koolitajaid ongi meil vaja, meil on vähe, vaata, meil on nii palju neid lihtsalt seenelisi, mõtleks, ütleme niimoodi, on ju. Et tegelikult, aga meil on ju inimesi, kes võiks nagu suunata, et kui sa nüüd tahad koolitaja tee ette võtta, mida ma tegema peaks? Ta võiks ise huvi tunda. Täpselt huvi, mitte lihtsalt, et kuule, et ma teen ära, et talle sobis. Tegelikult on reaalsuses on ka see, et ma mäletan väga elavalt mingi mõned aastad tagasi, siis kui ma veel koolitasin, mul käis üks küünetehnik ja Angela just parasjagu tuli ka uksest sisse, meil oli mingisugune nagu kokkusaamine kellaajaliselt ja ma just olin koolitust lõpetanud. Meil tuli jutt, see küünetehnik oli veel nagu Angela fänn ka ja ütles, et tahaks nagu teda salongi kutsuda nagu mingit seda hügienivärki nagu, et väike konsultatsioon mõni ja siis meil tuli juttu ilu- ja isikuteenuste seadustest nagu ja et võtke kõigepealt see lahti ja vaadake nagu sinna otsa. Ja siis küünetehnik oli, et mis see on mingi uus asi. Me nagu Angelaga, et ei, see on aastast 2000. Et ei, see ei ole enam uus nagu, et kui palju tegelikult, sest ma nii mäletan, ma veel Rävalast, mul see Rävala salong oli tõesti nagu hästi, ikka meil olid seal nagu, kõik oli ikkagi nagu täiesti on point nagu tööriided, puhastusvahendite kapid, vetsud ühe. Nii nagu üks korrektne koht peaks olema välja. Ma mäletan, ma tegin video ja nagu live video tegin ja rääkisin nagu, kui palju ma sain kirju, inimesed olid šokis, nad ei teadnud üldse mitte midagi. Elementaarseid asju ja siiamaani ja see oli aasta, kuna sul on ju? No see oli 2 aastat tagasi, ütleme. No 2 aastat, aga tegelikult 2 aastat, see on nii vähe vaata tegelikult on ju. Ja praegugi sa vaatad veel koolitajate nagu pilt ja saad sa aru, kõige haigem on veel see, et kuidas ma ütlen nagu, et küll, kui sa teed seal suletud uste taga, vaata neid koolis, aga reaalselt sa lihtsalt filmid, mis jaburust sa teed, on ju, kõik need hügieeninud ja sa paned jumala rahumeeli nagu
ma oleks mingi viimase aja tead koolitajad, et kui parim koolitaja. See ongi täpselt seesama just see, mis ma sulle just rääkisin, see blogipostitus, mis ma seal või lennukit oodates ma ise itsitasin pihku. No saad aru, see oli nii funny nagu. Ja, aga inimesed läksid hullud nagu kaasa. Aga näed, mingi punt inimesi, ja ma ei räägi nagu 1 kuni 5 inimest, vaid mingi kamp inimesi leidis, et neil on õigus tulla rääkima sellest, et kummikindad ei ole kindlasti mitte midagi, mis peaks olema iga kliendi vahel. Aga nad ei saa aru, kui rumalaks nad ise jäävad. Aga vaat see koolitaja täpselt samamoodi. Täpselt sama nagu. Et see on päris hügieenist. Lahendus. Mis see lahendus on see, et tegelikult... Ütleme lahendus, kes tahab, number 1 lahendus, kes tahab hakata koolitajaks. Või kes juba on koolitaja, aga nüüd pärast seda kuulates tundub, et kurinahk, et äkki peaks... Ma loodan, et kellegi jääb kripeldama ja ta reaalselt nagu... Mis eriala nagu esindaja sa oled, pöörduge liitude poole. Pöörduge liitu, uurige ja uurige natukene, kuidas see asi käib. See ei ole päris niimoodi, et ma istun ja teen. Uurige oma eriala liitudelt jumestajad. Teil on ju see Krimmi ja need, mis need on, need ma ei mäleta. Siis küünetehnikutelt saab ka kasvõi sulle või Angelalegi kirjutada. Või sulle või mis iganes. Meil on inimesi, kellele kirjutada selles suhtes. Ja juuksuritelt. Juuksurite, kosmeetikute liid, mis iganes liidud on olemas, et kes võiksid ja peaksid tegelikult nagu aitama, toetama, nagu suunama ja aitavadki ja nii ongi. Aga ongi see, et see, aga inimestel tekib vale häbi küsida. See on täpselt nagu vaata koolitajad, koolitustel on niimoodi, et vaatad ise nagu jumala sellise näoga, et nagu, et nii palju uut on ja siis no tagasiside, et ei no hea oli kinnitus saada. Et ma teen ikka kõike nii on ju. Mitte, et ma sain midagi uut. Jumal hoia. Me siis 3. edasi. Et kui ma ei eksi, siis aasta oli 2021, 3 aastat tagasi, kui ostsin ripsmepikenduste koolituse koos, ripsmepikendused, koolituse koos stardikomplektiga vist oli 550 €. Koolitus või? Okay. Kui ma terve loo räägiks, siis see läheks liiga pikaks. Okei, see on niigi pikk. Nii, koolitus algas kell 10. Koolitaja jõudis 10:11. Joh, Heidi. Teooria kestis 1 tund. Praktiline töö hakkas kohe inimese peal, sest tema jaoks pidi nukul harjutamine mõttetu olema ja mitte hariv. Muidugi, sest ta ei karju ju. Modelli peal pidi algaja saama tehtud 3-4 tunniga, mis ilmselgelt ei läinud nii ja siis saatis koju, et lõpeta kodus. Abi paludes näiteks, et kui läks liimi liiga palju, pikendusse jäi valesti või 2 karva kleepisid kokku, siis ütles, et proovi ise lahti saada, sest ega ma ju kodus sul appi ei tule. Istus siis terve aja diivanil ja lobises oma kaastöötajatega, et ta on rase ja kui raske tal olla on. Nägin teda peale koolitust pool aastat hiljem ja siiamaani polnud kõhtu ees. Hiljem sain teada, et tema trikk on see, et ta käitub nagu rase, sest siis ei julge õpilased nii palju abi küsida. Ei ole võimalik. Ja kõige toredam oli see, et kuigi mu koolitus pidi sisaldama stardikomplekti, siis tal ei olnud kohe 2 õpilase jaoks piisavalt materjale, näiteks pintsetid, teibid, ripsmed ning pidin need võtma oma stardikomplekti kotist. Kirstordil on see, et koolituse alguses oli kokku lepitud, et kokku tuleb teha 5 modelli ja eksamipäeval ütles, et ta ei anna mulle tunnistust, sest ma tegin 5 modelli, aga tema tahaks, et ma teeksin 7. Teine õpilane tegi 5 modelli ja sai kõik tunnistuse ja kõik, mis saada võis. Kuule, kui sa tuled näiteks sina, mina kunagi, ma alustasin ripsmetega, ma tegin 9 aastat ripsmed, isegi siis ma tegin 1 koolituse ja ripsme koolituse, vaata. Ja siis oli niimoodi, et või tähendab, ja nüüd sina tuleksid, on ju, põhimõtteliselt, siis ma annaksin sulle kätte, vaata, näitan sulle, näed 1-2 ja tõmban ise, ma ei tea süüa tegema. Ma käin küll, ma olen olnud või koolitusi ma olen ise saanud. Absurd selline, mina nagu praegusel ajal, vanasti võib-olla ma oleks ka selline, et ma istuks ja pusiks, sest ma tahan ju seda vaata, see mott on suurem kui tegelikult see point, nagu, et tegelikult nii ei ole okei, on ju selles, aga praegusel ajal reaalselt ma vist nagu, ma ütleks nagu, ma tõmbaks nagu selle koolitaja liistule ja ma ütleks, kuule, alloo, olles ise koolitaja, vaata, ma tean, kuidas see nagu koolitus nagu võiks välja näha ja kuidas see õpilane peaks tundma ennast koolitusel, on ju. Ma olen kunagi väga ammu, see oli, ma arvan, mingi 19-18 aastat tagasi, siis Narva maanteel oli üks küünesalong, mis oli siuke nagu nail bar või mingi siuke. Ja siis ma käisin ühel sõbrannale modelliks, aga ma olin ise juba vist äkki mingi aasta-poolteist küüsi teinud. Ja too aeg oli ju see tipi aeg, vaata, kus liimiti tippe. Ja siis seal oli ka üks küünekoolitaja, kes tänaseks on juba ameti maha pannud, teeb kõva TikToki staar üks.
siis tema nagu tema koolitus oli täpselt samasugune. Ta näitas ühe küüne ette ja siis keeras selja ja pani minema. Ja oligi kõik. Ja siis see nagu tippide liimimine, mäletad ju? Ja ma mäletan. Kas sa mäletad seda, kuidas sa võisid need viltu esiteks viilida ja kui maha neid tippe viilida? Oi. See on sama nagu seda superatakki maha viilida. See plastmass ja see kuuma tunne. Ja ta pani esimese päeva harjutaja, kes esimest päeva üldse kõike seda staffi nägi, näitas talle ühe tippi ette, keeras selja, pani minema, see liimis mulle tipid viltu peale, tuli tagasi, vaatas, oi, aga need on ju kõik viltu, võta viil nüüd ja, aga too aeg oli 80 kritti viilid ja viili need maha, ehk siis kes ei ole küünetehnikud, 80 kritti on ülijäme, selliseid me ei kasutagi üldse tänapäeval. Minge ehituspoodi ja vaadake 80 kritt lihvimisketast ja saate aru, mis me räägime. Ja see, kui tippe on sisuliselt võimatu maha viilida, sellepärast, et sa ei taju, et kui keeliga inimesed ei taju ära, kus on oma küüs, siis tipiga sa ei taju üldse. Ja ta viilis mu küünet täiesti kärtspunaseks ja siis see küünetehnik läks hambaarsti juurde minema. Nii et ta põhimõtteliselt tegi üksi esimesel päeval need ära, need küüned. Ja. No see oli jah mingi kõva. No aga näed. Miks inimesed ei ava suu, ma ei saa aru, ma lähen nagu miks sa maksad jumala raha, isegi 500 €. No me olime siis hästi noored, olime ma arvan siis 19 või midagi sihukest. Jaa, aga ma räägin praegu isegi see on 500, kurat, kirjutage, nagu ma ei tea, mis iganes, praegu on tarbijakaitsed ja see, et me peame sellised nagu koolitajad liistule võtma, see on ebanormaalne, sest tegelikult on see, me kõik tahame ju tehnikud, kes ei ole ka koolitajad, kõik räägivad nagu turusolkijatest, bla, on ju, aga tänu sellistele koolitajale tulevadki turusolkijad ju, sest nad ei tea ööst ega ma ei tea päevast mitte midagi, aga senikaua, kui meie lihtsalt maksame neile raha, et nad saaksid toota vabandust välja paska, ausõna, ma olen jumala leili, senikaua see toodang toimubki, see on lihtsalt liinitöö, lihtsalt reaalselt liinitöö selles suhtes. Võtaks, ma ütlen. Aga tead, sa võid nii leili minna, kui sa tahad, aga see ei muutu. Aga see ei muutu, ma tean, see ongi, sellepärast ma olen ammu juba, vaata, ma netis ka enam ei pasunda sellest, me võime siin nüüd selle erisaate teha, ma elan jälle välja, sest tegelikult ma teangi, et mina olengi alati keskendunud, mõni küsib, et kas sa seda tead, ma ütlesin, ma ei tea pooli inimesi, vaata, ma ei viitsi, ma istun oma putkas, teen oma tööd, ma tean nii, nagu tegema peab, vaata, minu südametunnistus on puhas ja nii ongi. See, kuidas keegi teeb, eks ta teeb ise, aga lihtsalt vaata, tahaks mingi vahepeal nagu välja öelda nagu ja harida, kuigi ma tean täpselt nagu sa ütlesid, ega nagu võib-olla paar inimest natuke süda veits nagu teeb sellist, aga see on ka korraks. Vaata, minu arusaama järgi juba inimene, kellel on kokku lepitud inimesega kell 10 kokkusaamine, ta jõuab kell 11, see inimene ongi lihtsalt nahaalne. Ta on täielikult nahaalne. Ja tal on täiesti kamakaks. Mida ta teeb? Ta võtab selle raha, ta magab hästi öösel ja tal on kõik okei. Ja me räägime praegu ripsmetest ja ma ütlen ausalt, mina olen algaja ripsmetehnikuna kunagi ammu tõesti, ma vist olen äkki episoodis kusagil rääkinud või Insta-laivis või kusagil, et ma olen täitsa kodus vaata diivani peal ühel sõbrannal silmad kinni liiminud. Ma tean, mis tunne, mina ise ei tea, mis tunne see on, aga mina tean, mis tunde see must tekitas, ma teadsin, et ma elu sees ei taha seda nagu teha, aga kujutad sa ette sina täpselt samuti nagu, aga ma olin juba koolituse läbinud ja ma sain päris okei koolituse, nagu minul ei olnud nagu koolituse suhtes mitte midagi, et see oli mu enda pläss, vaata. Aga siin sina kui nagu koolitajana ka ei võta nagu vastutust selle eest, nagu, et sa võid tegelikult ju nägemise kliendil jumala nagu pekki keerata selles suhtes, tegu on silmadega. Aga see on huvitav jah. Ja ta ei saanud tunnistust ka veel. Vaata, ta veel hakkas nagu ütlema, et ei, see töö ei lähe küll kuhugi. Sa tegid 2 modelli vähem, kuigi meil oli kokku lepitud 5. Sa ei teinud 7. Miks sa kodus ei teinud? Okei, ma saan valesti aru. Ta ei saanudki vist. Ma sain aru seda diplomit. Kas sa kujutad ette või? Okei. Kuule, aga teeme siin ikkagi 4. lugu ka. Teeme selle 4. lugu kiirelt ära ja siis wrapime jälle appi selle podcasti. Nii, 4. lugu. Tore koroonaaeg. Sain siis minagi kodus olla 14 päeva. See on nüüd kliendi lugu, et see ei ole koolituslugu. See on kliendi lugu. Siia lõppu. Sest et meil on ju tegelikult veel järgmises episoodis. Ja, meil on nüüd, jah. Ja, meil on ikka täiesti Ilona see väljaelamise episood. Episoodid. Nii, tore koroonaaeg. Sain siis minagi kodus olla 14 päeva ja täpselt esimene päev kodus olla. Ta sai koroona ühesõnaga. Ja, ta sai koroona. Nii, pidin siis 2 nädala töödele teavitama, mis olukord on. Kõik tore, kliendid väga arusaajad, et ei ole midagi hullu, kannatame ära ja kui ei kannata, küll nad siis leiavad üheks korraks mingi aja.
aga alati see üks klient ongi. Alati see üks. Temal oli aeg esmaspäeval ja tal hädasti vaja. Tal tuleb reedel firma pidu. Küsisin, et kuidas see võimalik, et minuga kokku puutudes on ta ju siis lähikontaktne, et ta peaks ka siis ju koju jääma. Ja et see küünetehnik ei töötanud ju üksi salongis, et meil on ka teised töötajad ja kliendid, kellega ta peab arvestama. Kliendi vastus oli, et mul on pohhui. Et tema on läbi põdenud ja vaksitud, et mulle see enam külge ei hakka, et tema peab küüned korda saama. Fakt. Hetkeks oli ta pahviks, oli siis see küünetehnik pahviks löödud, tõmbas hinge, lubas endale mõne minuti mõtlemiseks ja vastas siis viisakalt, et mina tööle ei tule, kuni minu karantiini aeg saab läbi. Ja ta peab leidma uue tehniku, kes tema küüsi edaspidi hooldab, sest meie koostöö sai nüüd läbi selle vestlusega. Nii äge, et ta niimoodi ütles. Tubli, väga respekte. Ja siis ta ütles, et me oleme nii lähedad, et tema ootab meie osa iga peapäev. Aga ja, väga hästi lahendatud. Ja täpselt ongi. Uno, see üks on alati see üks. Ja minul oli ka. Ja minul oli ka, et ta ütles, kus surm, aga tema peab küüned saama. Kõik reisile minek. Ja lõpuks, kui me avast, kui see, ma too hetki teadnud, et ma koroona sain, ma olin lihtsalt nagu haige, vaata. Ja siis, kui ma nagu, pärast seda, kui ma siis terveks sain, on ju, selles mõttes tuli tööle. Ja siis, kui ta tuli, on ju, mõtle, ma oleks siis saanud koroona. No shit, nagu selles suhtes. No shit, Sherlock, nagu, mis vahet seal on koroona, ujoona, mis iganes. Ma ei taha tavalist nohugi, kurguvalugi ei taha saada, saad sa aru. Tegu, vahet ei ole, mis viirusnakkus sul on. Ma ei taha mingit jama. Selles suhtes, kui ma kardaks neid asju, ilmselgelt ma ei tuleks koduski välja. Ma ei põe neid asju. Aga kui ma tean, et mul on kolle seal, ma ei roni sinna koldasse nimme selles suhtes. Ei, neid oli jah, neid see aeg, kui see oli, siis neid oli küll, kes nagu hakkasid manipuleerima ja suruma sulle süütunded. Täiega. Et just see, et ma olen nüüd vaktsineeritud, et see oli alati selles, ma olen vaktsineeritud, vaata. Või siis nüüd on, õnneks on nüüd see ka maha vaibunud see, sest siis, kui see koroonaaeg nii-öelda see läbi sai, vaata, siis oli niimoodi, et kui haige oli, ega mul koroonat ei ole, mul on lihtsalt nohu. Joh, ei tii, ma oleksin veel rohkem leidi, nagu mul on jumala savi jällegi, nagu mida sa seda nagu ette käendad. Õnneks nüüd on maha rahunenud, muidu oli tõesti see, et ei, mul ei ole koroonat. Aga vaata, selles mõttes on huvitav, et enne koroonat, ma ei tea, kas seda sõna võib üldse nii palju kasutada seal YouTube'is, kas vanasti see mingi aeg sai mingi Korova, enne Korova. Aga ühesõnaga. Enne seda oli ju oli täiesti tavaline, et sulle tuli klient nohuga. Ja aga pärast seda tegelikult ikkagi see nii palju ikkagi kasvatas inimesi. Täpselt, mina nagu isegi olen mõnes mõttes tänulik sellele epideemiale, mis meil oli, sest kui mõned asjad, mis minu puhul olid elementaarsed selles suht, et siis teiste puhul oli see nagu ja tegelikult selle epideemiaga läks hügieen paremaks selles suhtes, isiklik hügieen, vaata. Ja need kindad ja kõik muud jutud ja mina selle koha pealt on väga hästi nagu selles suhtes. Küll aga jah, need, kes tegid seda ainult, kes panevad turvavööd ainult politsei jaoks, ega nende jaoks see epideemia oli täpselt samuti, ainult selle jaoks tegid, et saaks tehtud ja nüüd jätkavad samat moodi, et selles suhtes on... Aga mulle väga meeldib see, kuidas ta selle olukorra lahendas. Väga tubli, respekt, jumala tubli. Mitte minulik jahmehendus. Täpselt, aga võt sellised, mida rohkem vaata selliseid oleks, seda rohkem oleks tegelikult ka võib-olla, me peame ise nagu kliente harima selles suhtes. Eks igal juhul see sammune klientiga, ta ei tulegi tema juurde, ta läheb selle jahmehe juurde täpselt. Vaata, et kes nagu, võtame vastu, läheme kas või paneme skafandrid selga ja põhimõtteliselt, et ei. Ma oleks võib-olla midagi ära leiutanud, aga mul oleks ma oleks, mulle väga meeldib. Sina Korončiku ajal tegid veel küüsi või? Vähe, minimaalselt. Okei. Minimaalselt. Ma olen ikka, vaata, mul on 50-50 ikkagi praegu koolitused ja kliendid, siis minul nagu mitte ükski keegi nagu ära ei kukkunud. Me alati nagu leidsime lahenduse. Seda ma ei mäleta, aga mul selleks koroona algusajaks ma olin ju pidevalt ära käinud juba välismaal ja mingis episoodis ma ütlesin ka, vaata, mul oli mingi posu, mingid kliente, kes alati ootasid pikisilmi, et ma tuleks. Ilmselt, kui ma tänagi neile kirjutaks, ma hakkan küüsi tegema, nad tuleks suurepärased ja nad oleks nagu super, et me tuleme jah, sest ma just alles hiljuti paar nädalat tagasi ühte naisterahvast nägin, ta ütles, et sa tõesti enam ei tee küüsi või ma ütlesin, et ma ei ole siiamaani nagu kuskilt, mõned on ära võtnud ja. Aga ühesõnaga, tead, mis ma tahtsin öelda või? Räägi mulle. Salonkauplus teeb ju viimaste, et kõik teaksite, meil on see hooaeg hakkab läbi saama nüüd, esimene hooaeg
Seda me ei maininud kellelegi. Ei, me ei rääkinud. Aga nüüd me teeme kokku 10 episoodi ja me viimased 2 osa on siis selles mõttes erilised osad, et Salon Kauplus teeb kõigile sooduskoodid eraldi 15% poest. Sa pead mulle pärast lihtsalt nimed andma. Ma ei tea, kes need inimesed on siin taga. Need, kes on lugusid saatsid siis? Kõik. Kõikidele või? Selle episoodi lugudele? Personaalsed sooduskoodid. Oh my god, nii tore uudis. Jah. Täpselt nii. Nii tubli oled. Ja siis ma mõtlen niimoodi, et me võiks ikka selle loo alla, et me võiks saada 25 laiki. On reaalne. Enam 200 ei nõua. Ja paneme reaalselt 25 laiki ja siis, ja siis juhtub ime. Siis me teeme äkki võib-olla ka teise hooaja, kui te panete meile 25 laiki. 25 laiki nagu tegelikult tüdrukud, mehed, naised, poisid. 25 on veel reaalne, sest meil on nii, me nagu natuke võib-olla, tead, see on see teadmatus ja see hull julgus nagu need koolitajad, vaata, et me lähme nagu rinnaga peale. Me arvame, et me oleme nii kõvad, vaata, tegijad on ju selles suhtes, et nüüd eeldasime, et nüüd hakkab urdides tulema mingi laike ja mingi jagamisi. Meie egod said pihta, nii et... Aga me õpime sellest, vaata, me nagu... Nagu nemadki, ma loodan. Ma loodan, jah, et kui me... Vaata, see on täpselt niimoodi, kui sa teed mingi asja, et anna mulle andeks, vaata, okei, sa teed teist korda, anna mulle andeks, tead 3.4, mul on jumala savisu, anna andeks, vaata, selles mõttes, kui sa ei muuda, siis see anna andeks juba nagu see ei tööta, et ära anna andeks, tee edasi ja ma ei tea, mine edasi. Puhka jalga malakas. Kuulge, aga okei, puhake teie jalga, mitte malakad, puhake jalga meie kallid vaatajad ja paneme need laikid ära, 25 laiki meie siis, jah. Ja siis kohtume järgmises episoodis, mis läheb edasi sarnase emotsiooniga. Täpselt nii, olge tublid. Tšau, paka. Tšau. Lähen vetsu. Oota. Oi.